Tere! Olen Raido Puust ja selles videos teeme põgusa ülevaate Bonsai BIM kasutajaliidesest, mis töötab Blender tarkvara peal. Tasub tähelepanu juhtida, et teatud funktsionaalsused sõltuvad nii täna kui tulevikus mõlema tarkvara versioonidest. Siinkohal kasutan Blender 5.0 versiooni ning Bonsai BIM 0.8.4 versiooni. Aga kui edasistes videotes peaks see muutuma, siis saab sellele ka tähelepanu juhtida. Alustame! Tervitus! Olen Raido Puust ja selles videos me teeme sissejuhatuse Blenderi lisapluginale, moodulile, millel nimeks Bonsai BIM. Ja peamine funktsionaalsus, mis siis Bonsai BIMil on, ta võimaldab meil avada IFC faile ja teha sellega igasugu põnevaid asju. Seega enne kui ma võib-olla põgusalt lahti räägin selle Bonsai BIMi kasutajaliidese, mis siis Blenderi peal töötab, ma avangi ühe IFC faili. Ei ole väga vahet, millise IFC faili ma avan, kuid mõistagi IFC failid võivad olla genereeritud erineva struktuuriga, mistõttu kõike täpselt samaväärset ei pruugi sina oma failiga näha, aga sul on võimalus ka avada see sama fail, kui sa vaatad lihtsalt kommentaaridest ja leiad selle lingi, kust siis see fail alla laadida. Seega, ma võtan fail ja Open IFC Project ja nüüd juba navigeerin asukohta, kus leian ühe eramu projekti. See IFC fail on hetkel eksporditud Autodesk Revit tarkvarast ja selles on kasutusel ka erinevad omaduste grupid, aga sellest kõigest juba edaspidi. Ma klikin Load Project ja nüüd läheb hetk lihtsalt aega, kuniks see projekt avaneb. See ei ole suur fail, see on circa 70 megabaiti ja sisuliselt siis tegemist ühekorruselise eramaja projektiga. Nüüd siin keskmises alas ma näen 3D vaadet ja ma saan hiire keskmise nupuga, rolliga siis seda vaadet suurendada-vähendada. Kui ma keskmist nuppu hoian all, siis ma saan seda mudelit pöörata. Ja kui ma omakorda hoian Shift klahvi all ja nüüd hiire keskmist nuppu samuti hoian all, siis ma saan justkui vaadet vasakule paremale üles alla nihutada. Nii et kombinatsioonis sellega ma saan lihtsaid pööramisi teostada. Ma panen tähele, et vaikimisi on mul avatud mõlemal pool mingi osa palettidest. Paremal pool on siin ja see on keskne Bonsai BIMi palettide kogu. Vasakul pool ma näen hetkel projekti struktuuri, kuid ka siin on mul võimalik võtta see sama palettide kogum, kui ma klikin siin ülal vasakus nurgas ja seejärel Properties. Ja nüüd lihtsalt veendun, et siin vasakus servas oleks valitud ka siin. No, võib tekkida selline küsimus, et miks mul on vaja mõlemal pool ühte ja sama pilti. Loomulikult ei olegi, aga ühel hetkel ma hakkan kasutama neid palette viisil, kus mul näiteks paremal pool on avatud üks palettide kogum, enda juurde me jõuame ka, ning vasakul pool jällegi mõni teine palettide kogum. Olles nüüd avanud selle IFC faili, siis keskendudes sellele paremale paletile ja esimesele Project Overview paletigrupile, siis siin ma näen enda IFC faili nimetust, millal IFC fail on loodud, salvestatud ning mis on ka IFC versiooni number, nii et hetkel on ta 4.3. Nüüd mõned olulisemad paletid, mis ka järgnevates videotes kindlasti käsitlust leiavad, on Object Information, saan valida ka neid siit hüpikust, Project Overview, eelmisele tagasi, Object Information, see ennekõike siis näitab mulle infot valitud objekti või objektide kohta. Huvi võiks pakkuda kindlasti ka Geometry and Materials palett, jällegi olemasoleva valitud elemendi või elemendi grupi kohta, ning Quality and Coordination, kust alt me leiame muuhulgas IDS-i faili genereerimise võimalused, aga ka näiteks andmete impordi-ekspordi, spreadsheet import-export. Ülejäänud paletigrupid on juba seotud spetsiifilisemalt selle rolliga, kes mida teeb. Näiteks Drawings and Documents, kui ma peaksin tegema jooniste vormistusi, Services and Systems, paanpalett, mis ennekõike mõeldud eriosade
projekte silmas pidades või osa mudeleid, structural analysis, konstruktsiooni insenere silmas pidades, costing and scheduling, eelarved, facility management korras hoiuga, sealhulgas ka COBE-ga seotud tegevused. Jätkame nüüd valikuga Project Overview. See sektsioon kuvab alustuseks juba tuttava info, mida vaatasime ka faili avamisel. Ma panen tähele, et selle paletigrupi üksikuid paane saab siit eest ka sulgeda. Nimetame seda noolekeseks, nii et saan justkui kokku poole neid tõmmata siin ja ühel hetkel vaadata ainult endale huvi pakkuvaid. No kindlasti niiviisi on puhtam vaade. Ja kui me liigume siit nüüd ülevalt allapoole, siis see projekti info, seda me juba käsitlesime. Kit, see on mõeldud rohkem neile, kes tegelevad programmeerimisega. Seejärel paanigrupp Spatial, mis näitab meile meie projekti ruumilist jaotust, näiteks korrused, tasapinnad, ruumid. Sellele järgneb class type ja occurrence. Siin näeme üldist komponentide jaotust, aga seda mitmetasandilisena. Ehk siis kõigepealt esimene tasand on klass, IFC klass, näiteks IFC klassiks on IFC Tor. Seejärel me saame minna detailsemaks, ehk siis tüübi tasandile on type ja omakorda tüübi tasandist me saame minna siis üksiku konkreetse elemendi tasandile ehk siis occurrence. Kui ma näiteks võtangi siit lahti IFC slab, saan neid palette teha ka suuremaks ja omakorda siin paremas servas mängida ka veidi selle üldise paigutusega, üles-alla liigutada. Nii et kui ma vaatan siit IFC slab, võtan siit esimese IFC slab type ja näen, et selle all on hetkel üks konkreetne element. Kui ma klikin sellel, siis mul on võimalik see enda mudelis kohe ka valida, klikkides nupul Select Elements ja ma näen, et tegemist on esimese korruse põrandaga. Vajutan Escape klahvi, et see valik tühistada. Nüüd Grids sektsioon käsitleb ennekõike erinevaid võrgustikke. No, võrgustikud selles mõttes, et näiteks hoone teljed, kui need on lisatud. Seejärel Grouping and Filtering. Siin ma saan luua uue otsingugrupi, klikkides nupul Add Search Group ja millel see filtreerimine baseerub. No, näiteks kas IFC klassil või millelgi muul. Attribuudil, omadusel, materjalil ja nii edasi. Puutume nende sektsioonidega ka edasistes videotes kokku. Näiteks, kui klikin Color by Property, saan oma elemendid lasta värvida IFC kategooria klassi põhiselt. Klikin nupul Color by Property. Seejärel on mul suhteliselt lihtne ka kõiki neid klasse siit soovi korral valida. Valin näiteks IFC too ja seejärel klikin Select by Property. Kõik minu uksed on valitud. Klikin mudeli tühjas alas, et valik tühistada. Lisaks on ka Select Similar valik, mis teatud juhtudel konkureerib teiste valiku variantidega, mistõttu hetkel liigume siit edasi, aga teadkem, et ka selline võimalus on olemas. Juhul kui ma olen loonud gruppe, ma neid saan laadida Groups sektsioonist. Project Setup ning alamvalik Project Library võimaldab teistest IFC failidest kaasata teisi objekte, objektitüüpe. Teisisõnu, IFC failid töötavad justkui andmebaasid, andmelaad. Nüüd Links sektsioonis, kuna ma mudeli alas saan avada korraga ühe IFC faili, kuid mul on võimalik sellele linkida teisi mudeleid, osa mudeleid. Samas tuleb tähele panna, et linkimise korral on lingitud faili sisu mõneti piiratud või siis sisule ligipääs piiratud. Building Smart Data Dictionary. Siin ma saan laadida mõne BSTD andmesõnastiku. Classifications. Siin ma saan laadida mõne klassifitseerimissüsteemi. Property Set Templates võimaldab luua mul kasutatavaid andmemalle, neid laadida, lisada elementidele, ehk siis see on rohkem juba IFC faili redigeerimine. Geometry ja alamsektsioon Units kuvab mulle ühikusüsteemi. Üldiselt siit me seda ei muuda ja peaksime kasutama eraldi rakendusfaili. Georeferencing võimaldab näha, kas mudel on georefereeritud, lisaks ka vastavat punkti, mis siis seda markeerib, saame visuaalsemalt suuremaks muuta. Ja muulgas on meil võimalik ka kasutada georefereeringu kalkulaatorit, et näiteks
koordinaatiteisendust läbi viia. Jätan hetkel lahti siit projecti info ja võib-olla spatial sektsioonid. Keskendume nüüd vaatele, kus vasakul pool on meil avatud object information. Veel kord, siin ma näen objekti kohta käivat infot, kui mõni objekt on valitud. Siinne sektsioon on jagatud kahte suurde gruppi. On object metadata ning siis eri võimalused. Geometry and materials, nii nagu ka varem sai mainida, siis see palett annab meile tagasisidet materjalide kasutuse kohta. Aga redigeerimise tähenduses on see väga võimekas palett, kuna võimaldab muuta üksjagu infot meie materjalide ja nende väljanägemise kohta. Hetkel me fokusseerime siiski vaatamise ja mitte redigeerimise poole peale. Drawing and documents, nii nagu varasemalt sai mainida, siin me võimaldame enda mudelist genereerida vaateid, services and systems, eri osade projekteerijale mõeldud palett, structural analysis, konstruktsiooni insenerile mõeldud palett, costing and scheduling, eelarvestamine, aga ka 4D, 5D, facility management, Gobi ja muu korrashoiuga seotud info haldamiseks või selle genereerimiseks, ning quality and coordination, erinevad IFC kontrolli töövoolud, sealhulgas nii olemasoleva faili kui ka välise faili baasil, näiteks IFC teste, millest tuleb juttu ka edasistes videotes. Siin sektsioonis võiks ära mainida ka alamvalikud diff, mis võimaldab võrrelda kahte erinevat IFC faili versiooni, patch võimaldab enam levinud tegevusi läbi viia, aga teatud mõttes ka probleeme kõrvaldada, kohendada, ning siis ka debug, mis on siin üsna mahukas sektsioon. Jällegi mõeldud rohkem arendajatele, programmeerijatele, kuid teatud mõttes on see vajalik tegevus ka mis tahes IFC faili juures, kuna siit sektsioonist leiab näiteks IFC faili koormavaid elemente, mis siis on väga detailsed, näiteks tahkude arv on väga suur. Me võime läbi viia ka ühe lihtsa valideerimise tegevuse sellesama näidismudeli baasil. Selleks ma klikin siin validate IFC fail, ehk siis valideerin seda sama IFC faili, mis on avatud, klikk-nupul. Ma pean arvestama, et sõltuvalt nüüd IFC faili mahukusest võtab see kindlasti teatud aja, seega veidi kannatust ja seejärel juba jätkame. Nüüd mudeli keerukusest lähtuvalt võib see võtta aega. Siin minu näidismudelis on see circa 8-10 minutit. Seejärel saan juba määrata protsendi ning leida need objektid, mis on tahkude arvult kõige mahukamad elemendid. No, tüüpselt on selleks mõned tooteobjektid, mis alla laaditud välisest andmebaasist. Nii et kui ma klikin Select Highest Polygon Meshis, need elemendid on mul valitud, kasutan seejärel klahvi kombinatsiooni Shift ja Hash, seejärel on need kaks komponenti mul ka näha, võime juba aimata, millega tegemist. Antud juhul on siis WC komponendid. Taastan kõikide elementide kuva, alt ja hash klahv ja klikin kuskil tühjas alas. Mul on siin hetkel ka mahumudel, klikin selle ja hash tähega peidan ära. Nii et kuna sellised mahukad komponendid või tahkude arvult mahukad komponendid võivad mõjutada mudeliga töötamise sujuvust, siis need nii-öelda koormavad objektid tasub välja vahetada või teha märkus, korrektuuri ettepanek näiteks projekteerijale. Mul on olemas Bonsai-Beami koosseisus ka Clash Detection, vastuolude kontrolli töövahend. Enamikel meist on selleks töövahendiks välja kujunenud mõned teised lahendused, kuid kui soovitakse OpenBeam lahendust, siis see võimalus on siin täiesti olemas. Tuleb lihtsalt arvestada, et töövoog on mõneti teine ja vajab harjutamist. BCF Project, collaboration all. Võimalus BCF töövoolude integreerimiseks. BCF tuleneb siis sõnadest BIM Collaboration Format ja ka siin võidakse kasutada mõningaid teisi töövahendeid, mis integreeruvad ka lähtetarkvaraga, aga jällegi hea teada, et ka Bonsai-Beamis on see võimalus olemas. Seejärel spreadsheet import-export. Väga vajalik töövoog, et importida, eksportida erinevat informatsiooni,
näiteks ka mahtude väljavõtteks või ka komponentide nimekirja saamiseks. Sandbox sektsioonist leian ma muuhulgas ühe võib-olla hea töövahendi Section Cutaways with Cappings, nimelt ühes Explore töövahendiga, mis on siin siis roheliste nupukeste ülemises otsas, Explore Tool. Kui ma klikin Clipping Planes ja plussmärgil, lisatakse mul lõike tasapind ja saan seejärel seda üles allapoole nihutada, et näha näiteks mugavalt ja kiirelt enda hoonest sellist ruumilist läbilõiget. Mul on selleks ka teisi võimalusi, millest aga edaspidi. Hetkel kustutan siit sellest Delete Object nupust ja taastan endise olukorra. Nii et nii palju põgusalt Bonsai BIM kasutajaliidesest. Kesksed paletid, töövoolu mõttes, soovitab isegi mõlemal pool ekraani serva neid avatuna hoida ja seeläbi siis teostada soovitud tegevusi oma IFC failiga ja sellest kõigest juba näiteid järgnevates videotes. Järgmise korrani! Hästi, eks me kasutajaliidesega saame paremini sõbraks ka jooksvalt ja seda kas või järgnevate õppevideote või teemade kaasabil. Mistõttu, kui peaks hetkel tekkima kommentaare või tähelepanekuid, saab neid lisada kommentaaride sektsiooni. Aitäh vaatamast ja järgmiste videoteni!